Eesti versus Austraalia. Pidevalt seisan silmitsi kaalutlusega, et kas see Austraalia elu alustamine oli ikka õige otsus või peaksime hoopis tagasi Eesti kolima, et olla lähemal oma perele ja sõpradele. Ma ei tea, kumb koht mulle rohkem kodu on. Peaaegu oleme juba 6 aastat Austraalias elanud ja selle aja jooksul ma olen nagu täiesti ära armunud siinsesse loodusesse ja elustiili. Kõik tundub nii õige, eriti nüüd, kui me oleme Pertis juba üle aasta elanud. Mul hakkab linnapilt juba vaikselt meelde jääma ja mul on välja kujunenud enda lemmikpoed ja kohvikud, aga teisel hetkel leian nüüd mõtlemas, kuidas oleks siis läinud, kui ma oleks Eesti elama jäänud. Kas see oli ikka õige otsus? Mul ei olnud ju Eesti vastu tegelikult mitte midagi. Kui näen Eesti suvepilte, tekib täiega see igatsus nende pikkade suveõhtute ja valgete ööde järele. Kas see otsus siia jääda tähendab, et ma olen nüüd väikse killukese endast maha jätnud? Kuigi ma olen nii kindel praegu, et me jääme siia elama ja me teeme lihtsalt kõik selle jaoks, et me saaksime püsiva elamisloa. Igatsen ikka jälle Eestit ja kodu. Mul on see nädal viimane nädal koolivaheaega ja järgmine nädal siis hakkavad jälle tunnid pihta ja mul on nüüd see reede ja laupäev vaba ja ma kavatsengi nüüd lihtsalt rahulikult võtta ja puhata. Aga me saime nüüd lõpuks Karli Skills Assessmenti vastuse kätte, et me panime selle eelmine aasta oktoobris sisse ja nüüd tuli siis vastus, et see on successful. Ehk siis, kui me nüüd inglise keele testid ära teeme, siis me saame Karli viisataotluse sisse panna, mis tähendabki nüüd seda, et me peame kiiresti inglise keele testi jaoks hakkama harjutama ja mis omakorda tähendab seda, et minu 2 viimast rahulikku päeva ikkagist tuleb osaliselt veeta ka inglise keelt õppides. Ma olen juba 1 korra IELTS-i testi teinud, et ma ei usu, et see väga suur katsumus nüüd tuleb. Loodetavasti läheb hästi, me saime nüüd 2 nädala pärast alles sinna selle testi aja, nii et sinna veits on ikkagist aega, et nüüd seda harjutada. Austis tuleb see koduigatsus just raskematel hetkedel, et näiteks siis, kui siin kisuvad ilmad külmad ja Eestis on jaanipäeva pidustused või siis, kui panime üüritaotlusi sisse ja pidime kogu aeg konkureerima kohalikega. Loomulikult ka siis, kui viisaprotsessis tekkis mingisugune ebakindlus, et kas me ikka sobime selle viisa jaoks või võib-olla me ikkagist ei saa seda viisat. Ja siis teine hetk kõik muutub. Austraalias käime ookeanis ujumas, tulevad need soojemad ilmad, siis viisaagent kirjutab, et ei, viisaga kõik hästi, et vaikselt juba liiguvad asjad ja siis hakkad jälle nägema, et Austraalia ongi see koht, kuhu ma päriselt tahan oma tulevikku luua ja tekib täpselt see tunne, et oled nii õiges kohas ja täpselt kus vaja. Et see kõik käib alati lainetega ja ma pole kunagi kindel, et kas üks või teine otsus on see õige ja nüüdseks ma olen aru saanud, et see on täiesti okei. Või nagu, millal sa teadsid kindlalt, et tahad nagu Austraaliasse päriselt elama jääda? Kohe alguses. Tegelikult. Kohe alguses, siis kui me käin sisse seal Waterfallis. Siis mõtlesin, ma tahan siia jääda. Esimese 2 nädala jooksul. 2 nädala jooksul. Tegelikult. Jah. Aga obviously nagu seal on olnud nagu mixed feelings terve selle nagu tripi aja jooksul. On mingid
raskelt pikad päevad mulle olnud sellega, et kas sa tahad siia jääda või mitte. Aga see käib siiamaani. Mul vähemalt ei ole nagu ühtegi hetke, kus on nagu täiesti 100%, et nüüd ma nagu täpselt tean, et ma tahan nagu siia jääda. Nagu kas sul on olnud siuke hetk, kus sa nagu mõtled, et nagu pakin asjad kokku ja lähen nüüd nagu reaalselt nagu tagasi Eesti? Kui ma töötasin siin viimases ettevõttes, siis ma ei töötanud nagu väga nagu pädevate inimeste all ja ma pidin tegema vahepeal nii lolle asju, aga ma pean samal ajal olema nagu sunnitud tööd tegema oma viisa pärast ja pean nagu tegema head nägu kõikidele, et ma ei saa iga nagu suva hetke pealt lihtsalt minema minna, kuna see tähendab seda, et ma nagu ei pruugi permanent residentsust saada. Kui sul oleks võimalik valida Eestist mingid kindlad asjad ja Austraaliast mingid kindlad asjad, mis see kombinatsioon oleks nagu, mis see nagu ideaalne siis oleks? Eesti pere ja lähedased, Eesti suvi ja Eesti toit. Seal on ka. Et kuidas on raske nagu, isegi kui sa kolid siia, sa oled juba elanud siin üle 5 aasta ja sa ikkagist nagu teed endast kõik võimalik, et nagu saaksid siia elama jääda, aga siis samal ajal nagu mingi osa sinust ikkagist tahab koju tagasi. Kui permanent residentsuse kätte saame, kas jääme Austraaliasse elama või tahad tagasi Eestisse minna? Sul on citizeni kätte saada. Passi nagu kätte saada? Muidugi, see on aasta aega veel. Aussiga seoses nagu tulebki täiega vahepeal plokk ette, sellepärast, et sa siin oled nagu, alustad täiesti nullist ja siis sa pead seda mingit kõige lambikamat tööd tegema. Eestis sul on tutvused, siin sa nagu ei tea mitte kedagi. Põhimõtteliselt kõige paremini, keda me niimoodi konkreetselt inimesi teame, on need, kes kaevanduses töötavad. Need saavad nagu kõige kõrgemad nii-öelda palka. Vahetad aega rahvast. Jah. Ja siis seal nagu samamoodi veits aega töötad, siis lähed jälle mingi parema masina peale. Vaikselt nagu töötad üles ennast, aga ma lihtsalt nagu ise ei näe mõtet, et panna seda vaeva sinna, kui ma tegelikult nagu sinna lõpp-punkti niikuinii jõuda ei tahagi. Ma ei taha olla mingi masinaoperaator. Aga ma tunnen nagu, et Perdis me oleme juba päris kaua elanud ja mul on nagu linnapilt on juba niimoodi, et ma sõidan nagu linnas ringi, siis ma juba tunnen nagu veits koduselt või nagu, et ma tean juba mingeid neid suuri maanteid, mille mööda nagu liikuda. Linnas käid kesklinnas, siis juba ka kõik on nagu nii tuttav, et see on nagu päris lahe. Ja siis see nagu omakorda tekitab siukse tunde, et okei, ma olen juba nii kaua olnud siin, et see mingil määral on juba minu kodu, vaata. Perdis on sama populatsioon nagu Eestis. 2 miljonit või? 2 miljonit, 150 000. Rohkem kui Eesti populatsioon. Yes. Põhimõtteliselt 9 kuud on siin hea ilm. Ja see on kõige olulisem nagu see on kõige olulisem. Et 9 kuud on hea ilm. Minu jaoks. Väsisid ära või? Jah, väsisin jah.